Tere kõigile, mina olen Grete ja täna olete tulnud vaatama detsembri QTV erisaadet. Seda, et kooli me õpetajatega funktsioneerida ei saaks, oleme me kõik omal nahal kogenud. Niisiis uurisime ka 2020. aasta detsembri erisaate raames just seda, mida tunnevad meie noorimad kooripeale liikmed ja kuidas Petersoni kool neid inspireerinud on. Ma olen siin olnud ainult täpselt 6 aega, millest siis 2 nädalat me olime distantsõppel, nii et ma väga palju ei oska öelda. Mis on mind nagu oma tundides üllatanud, mis on nagu erialaselt väga huvitav, on see, et õpilased on tulnud siia väga erineva taustaga või see, kui erineva taustaga võivad olla õpilased või erinevate eelteadmistega. Et see on väga silmi avav. Et me elame nagu ühes Eesti Vabariigis, meil on ühed õppekavad, aga lapsed saavad väga erineva ettevalmistuse. Et see on mulle olnud üllatav, et kõik on suurepärased noored inimesed, see on niisugune väga positiivne üllatus, et tegelikult kõik on väga sümpaatsed noored inimesed, aga kui erinev see taust võib olla, see on mulle üllatav. Kõige üllatavam minu jaoks on olnud see, et kõik õpilased on hästi püüdlikud. Et olenemata sellest, millisest Eesti nurgast nad tulevad või milline on nende teadmiste või oskuste taust, siis siin nad sulanduvad üheks ja nad kõik hästi püüdlikult püüavad siis lõpupoole ühtses vaimus. Et see on minu jaoks kõige üllatavam. Et see, et me oskame neid sulandada ühte meeskonda. No kool oleks minu jaoks kass. Muidu selline armas ja tore ja vahepeal mõni näitab küüsi ka. Ma mõtlesin selle peale küll ja tegelikult minu jaoks hommikune laul, millega ma kooli hästi tihti satun tulema, on OK Go, Here We Go. Ja see on selline tempokas ja rütmikas laul, aga samas, kui sa vaatad videot, siis seal on hästi ägedad tantsuliigutused, mis panevad natuke pingutama. Selline tempokus, aga ka pingutus juures. Ja, kui ta oleks, minu jaoks ta võiks olla film nimega Big Fish. Ma loodan, et keegi on näinud seda kunagi, Suur kala. See on selline maagiline realism, võib-olla maagilisse realismi žanrisse kuuluv film, mis kätkeb endas nii-öelda siis natukene seda tõsist reaalsust, kuhu sisse on pikitud midagi ka võlulisemat või võluvamat, et ma väga soovitan seda filmi vaadata ja ma tunnen, et see kuidagi esindab seda meie kooli õhustikku ja õhkkonda väga hästi. Kõige parem motivaator erialaseks pingutuseks on olnud ikkagi kaastöötajad, kolleegid, õpilased. Et ma olen sel õppeaastal hästi palju pidanud eriilmelisi ülesandeid ja muresid lahendama, mis on pannud mõtlema siis ka enese täiendamise peale. Olen otsinud erinevat erialast kirjandust, et püsida kogu aeg kaasas erinevate meetodite ja murede lahendamise küsimustega. Jaa, ma kindlasti kaalun nüüd, et ennast pidevalt täiendada, et see on andnud uue tähenduse kirjandusena kui sellisele, et kui ma nüüd päris aus olen, siis mul oli päris mõnda aega oli selline erialane kriis, et ma tundsin, et ma ei ole päris enam kindel, et see on pigem mulle andnud sellise kinnituse, et ma olen terve aeg õiget asja teinud ja ma saan viimaks ometi siis realiseerida seda kõike, et see on olnud väga valgustav kogemus, jah. No saksa keele on ju siin niisugune väike üks aine on ju, et ma olen ainus saksa keele õpetaja, käib küll ka DST õpetaja, Silke Kahelmann, aga see on hoopis, ja erialaselt selles mõttes küll, et see on hoopis teistsugune töö, kui ma olen seni teinud, et ma olen õpetanud erinevates koolides ja sellises koolis ma ei ole õpetanud. Et selles mõttes on küll huvitav, jah. Ma arvan, õpetaja saab olla ükskõik millisel ajal siis, kui sa naudid oma tööd. See jääb. Ma arvan, et niimoodi ongi, et see inimeseks jäämine on kõige tähtsam. Ja
ma arvan, et õpetaja muutub tehniline pool, on ju, et me peame seda e-õpet andma ja tegema mingeid asju nagu kuidagi huvitavalt, aga ma arvan, et see õpetajaks olemise tuum on ikkagi olnud alati sama. Et kui me räägime nagu sellest Eesti nagu kultuuriruumi õpetaja, arhetüüp on see õpetaja Laur, on ju. Et see ongi see inimlik, tark inimene, et ma arvan, et see on nagu ka 21. sajandi õpetaja. Ma arvan, et siin tulebki alustada inimeseks olemisest, on ju, et sellest, et olla empaatiline. Ma arvan, et iga asi võiks alata sellest, et inimesed on empaatilised ja südamlikud ja soovivad pakkuda seda ilu, mis elus on, et see võiks, ma arvan, et see ei ole ainult 21. sajandi õpetaja, vaid ka tulevaste sajandite õpetaja nii-öelda siis tüviväärtus võiks olla selles, et me pakume endast kõike ja samal ajal me mõistame seda, et ka lapsed pakuvad seda, isegi kui teinekord tundub, et nad seda ei tee, et aga ometi see siiski nii ei ole, et see võib vahepeal niimoodi selline mulje jääda, aga ma arvan, et läbi empaatia me suudaksime jõuda lähemale nendele hingedele ja ka iseendale. Et hästi selgelt koroona kevad näitas, et õpetajaamet on populaarne, on isegi aastatega populaarsemaks muutunud. Aga mis on nüüd välja tulnud, on see, et õpetajana tööle asutakse hilisemas elus, ehk siis pigem 30 ja sealt edasi. Ja need õpetajad, kes on praktiseerivad õpetajad, et nemad on asunud ennast täiendama. Mulle tundub, et suund on sinna poole, et õpetaja tulevikus, ehk siis ka 5 aasta pärast, on 2 jalaga maa peal, on spetsialist ja ta on oma pädevuse tipus. See tähendab muidugi, kaadrivoolavus on väiksem, asutuse juht töötab personaliga, kes on tal kogu aeg olemas ja ka õpilaste jaoks tähendab see stabiilsust ja pädevat õpetajat, eks ju. Et ma arvan, et see ongi meie 5 aasta võti, et üks hea õpetaja, kes on 2 jalaga maa peal ja pädev oma tööülesandeid täitma. Mis 5 aasta pärast toimub, on väga raske ennustada, eriti vaadates praegust aega, kus kõik nii kiiresti muutub. Aga matemaatika koha pealt võin öelda, et ikkagi õpilased vajavad koolis koha peal õppimist. Distantsõppe näitas seda, et see hästi ei toimi enamuse puhul. Ainult mõni üksik saab hakkama. Ja selline oligi meie detsembri erisaade. Soovime kõikidele ilusat jõuluootust ja püsige terved. Tšau!